aga enne kui me asja juurde lähme, siis ega midagi ei ole teha, täna on niisugune natuke kurb päev ka, et alustame leinaseisakuga. Juhan Haabing tuli täna ära. Aitäh! Ja no sellel puhul on siis siin mõned Juhani raamatud ka laua peal kaasas. Tema enda raamatud ja tema tõlgitud raamatuid on ka, eks ole, jah. Aga nüüd lähme siis selle sündmuse juurde, miks me täna siis kokku tulime, et Tiuhkamäe on saanud 3. ja viimase osa, eks ole. Jah, just et viimane osa rohkem ei tule Tiuhkamäed. Ei, rohkem ei tule. Triloogia sai kaante vahele. Õudne, sai jah. Siis kuulame siis, mida te räägite Tiuhkamäest, et millist krafti triloogia Tiuhkamäe. Et enne veel, kui me sellest räägime, siis ma ütlen paar sõna ka Juhan Haabihti kohta, et mina sain temaga pikemalt vestelda sellel ühel Estconil, kus ta käis. Ja oli väga, väga põnev ja selline huvitav vestlus oli. Ja ka tema need arvustused, mis ta minu loomingu kohta on kirjutanud, mulle väga meeldisid. Need ei olnud küll mingisugused väga superkiitvad, aga ta oli väga terava silmaga ja ta nägi väga hästi, või ta nagu rääkis nendest asjadest, mida ma ise ka nagu tahtsin öelda. Et ta nägi nagu neid asju, et oli väga selline, väga terav oli ta vähemasti nagu nii enda loomingus kui ka nagu arvustustes, et kuigi ta oli väga terava sulega arvustaja üldiselt. Aga minu vastu ta oli suhteliselt armulik, nii et jah, aga nii palju siis sellest. Mul endal ei olnud küll õnne ega juhust Juhan Haabihtiga elus kokku saada, aga ma olen nõus kellegi inimesega, kes kirjutas, et Juhan Haabiht, et praegu pealkirjad on, et suuri kirjanik Juhan Haabiht, aga väga minu arust peaks esile tõstma seda, kuivõrd suurepäraste teoste suurepäraseid tõlkeid ta tegi, et see tega tõesti näitas, kuivõrd maailmatasemel ulme saab olla ja nad tõi seda maailmatasemel ka eesti keelde, et see oli tõesti suur kaotus. Ja ta tõlkis ka väga palju seebiooperid. Et see on lihast tuleb. 90-ndatele 2000 elatus sellest. Aga pluss siis see lihast oli värskena hoida. Ja ka nüüd, kuigi ma ise ütleks, et üks asi on veel nagu, et kuupäev on natuke eriline selle poolest, et praegu on ju praegu on 13. reede, aga lisaks sellele on homme sõbrapäev ja kuna, et ma loodan, et see ei jäta liiga siukest seltsimehelikku või omamehelikku või liiga semutsevat muljet, kui ma annan sõbrapäeva puhul sulle ka šokolaadi ka. Sest tõesti, et kavatsen selle täna ära süüa. Õige ka. Et see ongi, et Meelis on ikkagi Estconidel üks inimene, keda on alati tore näha ja sa vist tahab, et sa näitaks talle seda. Aha. Kas teisi inimesi ei ole Estconil tore näha? Keda on, ma võib-olla sõnastasin seda tõesti, et keda on alati eriliselt tore näha, aga teda on peaaegu sama hea meel näha kui Ovet. Just. Aga kuna see ei ole praegu ainult ikkagi ühe raamatu esitlus, vaid see on ikkagi pigem triloogia esitlus, siis ma tegin ja kuna ma tulin siia kogemata tund aega varem, siis siin Pinnap ütles tead, et tund aega on veel aega, siis ma võtsin endale aja ja kirjutasin endale üles, et nagu miks on äkki lühiülevaade kõigist 3 osast, esimene osa, mingid esmased muljed ja tagantjärele kokkuvõtte. Et ma proovin selle kiiresti teha, aga selleks, et see kiiremini teha, ma panen proovile selle ruumi akustika, ehk siis ma räägin kiiresti ja loodan, et see kaja sisse väga räägi ka. Ära väga kiiresti ka räägi, siis mul on tund aega või ära täita. Aga veel enne, kui sa hakkad sellega peale, siis ma paari sõnaga ütlen ka seda, miks ma su palusin siia ennast intervjueerima, et kuskil 2 aastat tagasi, kui sa kutsusid mu sinna enda kooli, kus oli terve aula täis lapsi ja kus oli minu arust meil väga lõbus ja ka lastel tundus väga lõbus olevat ja oli selline väga meeleolukas
selline noh, ühesõnaga kohtumine, et sellest ajast peale ma usaldan sind täielikult, nii et sa mõtled intervjueerijana? jah, just seega. Aga mäletan, et või ma nüüd alles tegin raamatukogus, nagu vaatasin üle, mis ma ise kirjutasin, ma ei tea, mitu aastat tagasi Juhkamäe esimese osa kohta ja mõtlen, et see linnulennud ülevaade selline, et mis oli Juhkamäe esimese osa juures hea, panin see endale kiire, see oli hästi huvitav ja haarav ja ma arvan, et kõik, kes on seda lugenud või kõik, kes on, kui sa arvustusi kuskilt loed selle kohta, kõik ütlevad seda, et isegi kui neil on midagi laita siin-seal, siis kõik ütlevad, see läks nii kiiresti, et kes pani siis mingi 5+ hindeks, kes pani 3 hindeks, aga kõik ütlesid, et see on kiire ja tõesti praegu nüüd 2 nädalaga üle lugedes ma vaatasin ka, et tahes-tahtmata läks kiiresti, kui välja arvata. Seekord lugedes ma vaatasin, et ma natuke tõesti jäin toppama selle Stace Shelley ajaloolise nagu heetuse juures, aga see oli lihtsalt, et ma vaatasin, et kui ma toonast arvustust üle lugesin, seal meelest kirjutasin, et see oli hea ja huvitav ja põnev. Mõtlesin, aga ma ei mäleta, et ma esimesel lugemisel niimoodi arvanuks, aga võib-olla arvustajana ma muutusin kuidagi hästi. Ma segan korra veel selles mõttes vahele, et sellest tegelikult kogu Juhkamäe algaski, et ma kõigepealt selle jutu kirjutasin ja siis läks umbes aasta, kui ma mõtlesin, kurat, et see on ikkagi nii lahe tegelane, et ma peaks ikka tema ümber natuke midagi muud veel tegema. Lahe. Ja esimese, kusjuures see huvitavus haaravus oli isegi, mul on ka üks oma väike isiklik näide ka selle kohta, nimelt see, et mul töötan koolis ja siis alati trehvan koristajaga päeva lõpus ja siis ta küsib ka, kas on midagi soovitada. Ja ulme inimene, mida soovitad või eesti kirjanduse inimene, mida soovitad. Ja kuidagi käsi haaras selle järele ja siis umbes järgmine või ülejärgmine päev tuli ja ütles, et see läks nii kiiresti, ta ei ole ammu midagi lugenud, aga selle ta luges ka ühe jutiga tõmbas, enam ühe hingetõmbaga tõmbas alla ja sellel on mingisugune selline see haaravuse võlu on tal küll olemas. Ja need ongi nagu esimese osa kohta toona kirjustas, et ta on vanemale lugejale kui Supilinna salaselts, aga kuidagi nooremale või vähem kalestunud lugejale kui näiteks, ma ei tea, Mina olin siin või midagi taolist. Et oligi nagu see 2 noore katsed jõuda jälile ühele saladusele. Ja hea oli selles raamatus, et see libateadus, faunus botaanik mulle väga meeldis ja mulle meeldis ka see poolik mees nähtusena, kes on lugenud, see võib-olla mäletab, et lihtsalt tundus, et oli üks selline peaaegu inimene, aga mitte päris inimene, mitte piisavalt inimene, seega satub õõvaorgu, ehk siis tekitab selle ebamugavustunde, et miks sa nii napilt eba oled. Ja ma ei olnud nagu see õõvaorgu tegelastest, muidu on mingi robotid võib-olla, kui nad on piisavalt ebainimlikud, zombid, seepärast, et nad juba mädanevad ja ka pooled tükid ära ja siis kuidagi see oli üks nähtus õõvaorust, mille tavaliselt ma varem polnud näinud. Olend, kes on täiuslikult ja ilma mädanemata, ilma kuidagi lagunemata pooleks. Et see oli mulle hea element. Ja mulle meeldisid ka kuidagi see Saara tegelaskujuna esimeses raamatus väga, seepärast, et ta kogu aeg ütles sellised mingid lolli asju, mida pärast kahetses, näiteks kuidagi ülbitses selle Alariga ja see nagu ise nagu mõtles, miks ma niipidi ütlen, et see oli täpselt selline inimlik asi, mida me kõik, mida me kõik tabame ennast tegemas, sest et jah, ma samastusin väga selle Saaraga niipidi. Ja eriti just see, et lollid hetked, mida tegi, vaatepunkti tegelas on just hea, mitte lihtsalt see, et kõrvategelane. Ja mu lemmikkohad selle esimeses osas olid see algus, kui see vaheldumisi mineviku olukord ja tänapäeva olukord ja teiseks raamatu lõpus, mis on see 4. viiendiku juures, ma ei tea, lõpus, aga mitte päris lõpus, see kulminatsioon, mis läks aina paisus, aga ma mäletan, et ma lugesin, tundus kuidagi, et see lõppes järsku ära. Jah, et siis ja lõppes sellega, et kaks noorukit, kes olid juba kiindumas üksteisesse, et see kuidagi mingisugune lõhe oli selles suhtes ja siis hakkasin lugema teist osa, natuke, ma ka seebikamaiguline inimene, et ma lootsin ka, et huvitav, kuidas see Alari ja Saara asi edeneb. Kahjuks ei edenud.
aga see selleks, kas sa saad need asjad üles kirjutada, ma pärast tahaks kõiki neid kohti kommenteerida. arusaadav ja ma võin. aga ma ei hakka sulle praegu vahele segama. Ei, tegelikult sa võid, sest et mul nüüd Juhkamäe teise osa kohta nagu see nüüd järgmine vaheetapp, siis tuleb see kolmas osa, et kui sul miks Saara ja Alar kokku ei saanud? Miks ma selle niimoodi tegin? Sellepärast, et kuna see on noortekas ja ma natukene tahaks nagu noortele inimestele ka läbi loo rääkimise, rääkida ka elust ja suhetest, inimsuhetest on ju, et tegelikult väga tihti juhtub, et üks väikene, pisikene asi, mitte pisikene asi, aga üks väikene selline liigutus, mis võib mis on nagu reetmine natuke, see on tegelikult muutub ületamatuks hilisemalt. Sa hiljem enam ei suudagi nagu, sellest suhtest ei saagi asja enam. Et tahtsin lihtsalt sellepärast ma neid kokku ei viinud, et ei olnud niimoodi, et anname andeks, vaid ikkagi Saara ja ta nagu ei suuda enam nagu Alarist nagu selles mõttes sisse võetud olla ja ei suudagi lõpuni välja ja ei olegi. Ja see ongi, et eks ta tüüpiline siuke, nad läksid lahku, aga nad saavad jälle kokku, mingi nagu tüüpskeem on ja et mulle endale võib-olla meeldib see stereotüüp või see klišee, aga ma saan aru jah, see on põhjendatud täitsa. Kuigi ma lugesin seda Juhkamäe teist osa, millal see ilmus, see kohe lugesin läbi ja paar aastat tagasi vist. Ta ilmus nüüd, ma ei mäleta, üle-eelmine aasta selles mõttes, aga nagu aasta lõpupoole seal, sügisel vist, üle-eelmise aasta sügisel. Just, et mul oli kuidagi jäänud see ebamäärane mälestus, et see oli lihtsalt nagu üks vaheosa, nii et kui üle lugedes ma ka nagu, et üle lugesin ja kui ma täna poleks seda nagu nüüd üle vaadanud, siis ma nagu ka jäänuks see mälestus, et see oli lihtsalt üks vaheosa, esimese osa, mis nagu algatab kogu see müsteeriumi ning viimase osa, mis tõmbab see kokku, et teine osa nagu laob klotsid paika, aga nüüd üle vaadates tegelikult, et on ikkagi enamat öelda kui lihtsalt tore vaheosa, ja nüüd need tähelepanekud, et hea müsteerium, mis lisaks oli tekitada see nüüd tühi haud, see märksõnana, et see oli nagu päris lahe üle lugemisel ja see nii-öelda laenatud tekst oli, nii nagu esimeses osas oli see Stace Shelley jutustus, see ajalooline laenatud tekst nii-öelda, siis selles osas seda sama rolli kandis hoopis parunitütre lugu, mis oli ka niisugune hea korralik baltisaksa perekonna kõletu saatus ja niimoodi, aga see oli mingi õnnetu ja siis mingi toreda lõpuga. Aga see oli, ma ei tea, kas mulle meeldib baltsaksa kirjandus rohkem kui piraadikirjandus, aga see kuidagi nagu... See oli lühem ka. See aitas ka midagi kaasa, jah. Kui sa lõpetad nagu selle teisega ära, siis ma ütlen teisele ka nagu mõned enda kommentaarid juurde. Jaa, absoluutselt. Ja ma ise nüüd loodan, et ma heietest poolest liiga pikaks ei lähe, aga tõesti võtame seda tänast tõesti triloogia kokkuvõttena, mitte viimase osa. Et meeldis veel see, et Viirese saladuse lahenemine, et kes ta oli ja mis oli see taust, siis uus lisategelane Janeli, üldse tegelikult teises ja kolmandas osas tulid toredad uued lisanähtused, lisategelased, et ei olnud mitte et kui oleks lihtsalt sama tegelastega, mis liiguvad edasi, siis see oleks võib-olla isegi nagu tuimaks jäänud, aga just need väärikad, korralikud tegelased. Siis taustaloona see Pikkuti pooliku mehe lugu meeldis ja kõige rohkem, ma ei saa oma käekirjastada ära. Ja selles oli ka minu jaoks selle triloogia jaoks mingis mõttes kõige suuremat respekti tekitav koht või üks koht oli see, et kõige rohkem tekitas seda tunnet, et issand selle et kui mina oleks rohkem ilukirjanduse viljeleja, siis mina sellise asjaga hakkama ei saaks. See tekkis kõige rohkem see, kui Alar tegutses tehnogeeniusena, et ühes kohas oli näiteks järjest hakkas tulema neid erinevaid lahendusi, tehnoloogilisi lahendusi, millega ta proovis kuidagi lahendada jõuda saladusele järgile. Ja algasid need lahendused leheküljed 66 ja võib-olla ta proovis kõiki need erinevaid lahendusi kas 70-ndani ja et mulle tõmbasin joone alla lausele leheküljel 66 alustas seda katsetamist ja leheküljel 69 viimane lause on tulemus oli jätkuvalt ümmargune 0, Alar oli meeleheit. Ja siis järgmisel leheküljel ikka leidis selle lahenduse, aga lihtsalt see mõte, et võib-olla on see, et ma ise pole nii väga tehnoloogia inimene või IT asjadest ei tea muffiga, aga kuidagi see julgus
pakkuda mingit võimalust ja näidata, aga see ebaõnnestus. Aga nüüd see katse tal tuli, see proovis, see oli mingi geniaalne asi ja see ka ei viinud mitte kuskile. Ja siis ta leiutas, et see julgus öelda lihtsalt, et muffigi, et see oli tore. Ja kuidagi see natuke tekitas ka seda tunnet, et see Alari tehnogeniaalsus oli võib-olla nüüd natukene isegi ootamatu. Enne ta oli nagu asjalik või ta oli tubli, aga nüüd ta oli äkitselt mingi siuke, ta tegi selliseid tehnoloogilisi asju, mida teeb tavaliselt Sherlock Holmes seal BBC sarjas või et kus terve seltskond publikust saab sama sõnumi umbes. Aga samas mulle tunduski, et see liigid nagu aitas määratleda seda raamatut selliseks asjaks nagu competence porn, ehk siis muidugi sa oled kuulnud seda mõistet? Ei ole, aga see on väga tore mõiste. Ja, kui välja jätta see porn, just see competence, et kus tegelased on nii ülimega andekad, et sa naudid seda, et nad seisavad silmitsi probleemiga ja nemad mitte ei ütle, et see on ületamatu probleem, ma parem jään jooma siia nurka, mis on võib-olla noortekate tavaline siuke hea lahendus, millest kirjutada head depressioonipornot. Aga siis nemad on hoopis vastupidi, et meil on ees võimatu olukord, aga õnneks me oleme kõik kompetentsed. Mina oskan seda, tema on Rambo, kõigil on mingisugune eri superoskused, mitte supervõimed, aga just need oskused, mis on need, millele selline elu on kaasa andnud ja just nad lahendavad see asja ära. Ja siis viimane nagu kokkuvõtte lause selle raamatu kohta oligi, et see oli jätkuvalt hästi kiire lugemine, aga seekord, kuna ta mõjus selle vaheosana, siis ta natukene vähem võib-olla toitis seda, ma ei tea, toitis mingit osa minust. Aga sa tahtsid jah vahel? Jah, okei, siis ma sellest teisest osast ma siis nii palju kommenteerin ise, et alustame sellest kõige viimasest, et sellest tehnoasjast, et ma nagu esimeses osas vaata tuleb välja, et Alari isa on mingisugune geenius. Ma mõtlesin, et see nagu äkki silub selle koha ära, et kui isa on, siis et võib-olla on poeg ka, et äkki õnnestub kuidagi. Ma ei tea, õnnestus nagu õnnestus. Võib-olla jah, natuke on see, et nagu lihtsalt, võib-olla ta ei teiks millegi muuga, kui ta nii nagu asja hästi oskab, on ju. Aga jällegi natuke on see asi, et ma tahtsin nendele noortele inimestele niimoodi läbi lillede mõista anda, et probleeme võibki niimoodi lahendada, et kui sa oled 10 korda kõhuli kukkunud, et äkki siis proovid ühe korra veel, et mis seal ikka juhtub, lõpuks sured ära, aga proovisidki elu lõpuni seda ühte probleemi lahendada ja mis seal siis ikka, et läks nagu läks, on ju. Et ühesõnaga, et ei ole nagu seda punkti, kus sa ütled, et kõik rohkem enam ei tee, on ju. Et ta natuke nagu selles suhtes see Alar nagu selline natuke nagu mingisuguse sundmõtte küüsis seal on, jaa, ma seda saan aru, aga ma pidin seda jällegi kuidagi tegema. Aga enda jaoks mul oligi see teine osa, tegelikult ma üldse alustan sellest, kui ma selle esimese kirjutasin, ega mul ei olnud üldse aimugi, kuhu see lugu üldse läheb. Et mul oli selline noorus uljus, on ju, või noorus, ma olin siis juba muidugi selline 45 või midagi, aga selle noore kirjaniku uljus oli, mõtlesin, et pane mingid segaseid asju sinna sisse, et küll ma midagi välja mõtlen, on ju. Aga see muidugi nii lihtsalt ei läinud. Et ikkagi päris keeruline oli tegelikult kõiki selle asjale seda nagu seda mõtet, suuremat mõtet üldse selle loole taha nagu otsima hakata, et seda ma hakkasin alles tegelikult teise osaga alustasin, või hakkasin üldse selle peale, ma alguses mõtlesin, et ma teen Saarest siukse laheda sõdalased, nad Alariga lähevad nagu, et kuna ta oli see isa jaapanlane, et siis ta tunneb mingit võitluskunsti ja mul oli igasugused täiesti jaburaid ideid, aga need ei oleks ükski töötanud. Aga ma tahtsin tegelikult just see teises osas rääkida lahti siis tegelikult selle Viirese loo. Et see on tegelikult ju nendest tegelastest, mis minu enda terminoloogiaga faunoididest, on ta nagu see põhitegelane minu jaoks. Et tegelikult see meie enda Eesti tegelane on ju. Ja sellepärast ma võtsin kätte ja kirjutasin nagu tema seda elu seal kuskil muinasajal ka nagu natuke pikemalt, ise veel pelgasin, et ei tea, kas see kedagi huvitab, on ju see, kus tal seal see ema sureb. Ja tema on ka nagu kõige keerulisem tegelane selles suhtes, et kui teistel kõigil on see pooliklus, on nagu suhteliselt mõistetav. Et kes on pikkupidi pooleks, kes on ristipidi pooleks, et nad on nagu kuidagi arusaadavamad. Siis temal on see, et ta nagu pooleldi elu ja pooleldi surm nagu. Et temal on see kõige nagu sellisem filosoofilisem on tema see lähenemine sellele pooliklusele.
metafüüsiline pooliklikkus. ja just, et just tema nagu metafüüsiliselt poolik, et ma mõtlesin, ma pean seda kuidagi nagu pikemalt selgitama, et miks nagu, ma ei tea, kas siin on spoilimist selles suhtes, et kõik need tegelased on kuskil väljaspoolt maad tulnud siia, ja siis kuidagi nad seda, kuidagi nad nagu ühilduvad siin nende osade inimestega, et ja mul läks nüüd mõte lendu selle peale. Et just see, kuidas nad selle viiresega ühildumine ja viires on see... Jah, viires on see Eesti tüdruk siis, mille ümber see pull algab. See, kes annab Tiuhkamäele, ehk siis Tüdrukumäele oma nime. Nime, jah, just. Ja kellel on siis võime inimesi tappa kui ellu äratada ühtlasi. Et tundus, et see lugu nagu vajab pikemat selgitamist, kui näiteks see indiaanlaste lugu, mis on teise puhul tegelikult, kui ma esimeses nagu mõtlesin välja libateaduse, siis teise ma mõtlesin välja religiooni. Ja. See indiaanlaste asi on ju tegelikult mul täiesti enda välja leiutatud religioon ja kõik see muu asi ka välja arvatud see nii-öelda see genotsiid, mida seal Guatemalas siis päriselt läbi viidi, see on nagu autentne asi. Aga see muu asi on mulle välja mõeldud. Et see oli ka nagu, et kuidas need indiaanlased nagu sattusid selle poolikluse nii-öelda radarile, ütleme nii, on nagu sellega ära seletatud selles teises osas siis. Et teine osa jah, mõnes mõttes natuke selgitab nüüd minu enda nägemuses kogu selle suure loo, nagu, et hakkab nagu vaikselt otsast peale rääkima, kes need tegelased tegelikult on. Ja siis kolmandas see jätkub. Just nagu Elar Haljas vist oma arvustuses ka mainis, et kui esimeses osas on palju rohkem mingi paralleelseid jooksvaid liine ja näiteks see samunegi esimese umbes 60 lehekülje nii-öelda ajahüpped, et 60 aastat tagasi olevikus, kes need paralleelselt loed, siis seekord oli see pealiin oli väga palju lineaarsemalt läks, aga lihtsalt need selgitavad backstory'd nii-öelda olid, et need oli vahel just pikkisid nagu ära. No mulle tundus, et ma peaksin kõigi nende tegelaste backstory ikkagi välja tooma. Ja ma tõin ka lõpuks. Aga siis võib-olla asubki kolmanda osa juurde, et või annab publikale ka küsimust? Kui soovib keegi. Vist mitte. Siis see esmane üleüldine, et hea on jälle see, et seegi nagu eelmised üllatus läheb kiiresti, et loete nagu ikka läheb üpris ladusalt ära. Ja see, mulle meeldisid ka, et üpris huvitavad olid kõik need lisasaladused, mis siin olid, et mis on näiteks jällegi liiga spoilimata, et mis värk oli Kaunaga, milline oli see Saara täielik olemus, hiidnaine Cordelia, jäme Jugapuu, pooliku mehe enda, see lugu, et need kõik olid sellised toredad lisasaladused. Et mulle tundus, et üks element, mis kuidagi ilmekalt näitas seda, kuidas sul on selline hea pinevuse hoidmise vilumus, nagu kuidagi, jah, sa vilunud pinevuse hoidmises või nagu oli see lause kasutus, üks jääb maha, üks tuleb kaasa, mingisugune selline kentsakas refrään, mis kuidagi siin-seal ikkagi erinevate tegelaste suust või meediast kuidagi läbi kumab ja ikkagi tahab kuidagi esile tulla. Ja et ühesõnaga kõik need lisaelemendid olid head, raamat läks kiiresti ja see huvitav, pinev. Aga et mõned etteheited, endal isegi teksid seoses sellega, et kui teine osa oli nagu mõjus natuke vaheosa, nagu see eriti palju ei juhtu, siis seekord mulle hästi väheke tundus, et hästi paljud tahtsid ära läbida, et hästi paljud lugusid ja kuidagi natuke võib-olla läks liiga kiirustamiseks ja võib-olla tagant jälle võib ka olla see, et ma ise kuidagi harjunud 500 leheküljeliste raamatutega viimasel ajal ja et siis kuidagi on tunne, et see raamat oleks võinud ka olla nagu palju pikem, et näiteks see pooliku indiaanlase otsingud, mis esimese osa lõpus mäletan, mulle tundus nagu võimatu suur eesmärk leida kuskil nõukaajal
ära röövitud poolik indiaanlane, seekord see kuidagi lahenes vist mingis umbes 30-40 leheküljega ja et see natuke, mis on tore ka, sest et ei tahakski seda 150 lehekülge vene düstoopset realismi, aga samas ikkagi, kui see, et natuke võib-olla liiga sõbralikult tegelaste suhtes, et nad kuidagi tahaks rohkem, et nad satuvad probleemidesse. Sest ma olen ikkagi õellugeja. Siis mulle meeldis ka see, et tegin tähelepaneku, et see Saara ja Allari lugu siin on kuidagi veelgi totaalsemalt loobutus sellest, kui varem oli teise aasta oli kuidagi aimus, aga siin on lihtsalt lõpus, ma ei hakka seda tegejaste vaheliste suhete spoilerid ma ei hakka siin jagama, las see jääb. Aga lihtsalt need, kes esimesest 2 osast loodavad, et oi, et siin säriseb, ei särise ja las ta jääb. Ja ainult, suurem asi, mis mulle endale on see, et teatas mõttes mingisugune mingisugune selge eesmärk, neil natuke nagu oli hõredavõitu seekord. See Tiuhkamäe tõmbab neid tegutsema ja nad on kuidagi nagu paratamatult teevad neid asju, aga nad on ise, kuigi nad on nagu vältimatult innukad selles, sest et Tiuhkamäe kuidagi teeb nad kinnisideeliseks, aga mingis mõttes nad on kuidagi, nad ei otsi nii selgelt nagu Alar mingi 4 lehekülje vältel ja ikkagi ei leia lahendust, vaid kuidagi nad kuidagi satuvad selle õige lahenduse soone peale kuidagi kogemata. Tundus mulle endale, kus... Ja ma kommenteerin seda pärast, kui sa oled lõpetanud. Ta mul kohe lõpeb ka. Et siis ja siis kõik, ja mul ka see ka asi, et ja viimane tähelepanek ongi, et kõik tegelased ühe hetkel hakkasid käituma natuke liiga nagu salateadmistega prohvetid, et kuidagi nad nagu teavad, mis on õige ja see ongi see, mingi see Tiuhkamäe sundus või Tiuhkamäe ütleb sulle, mida teha ja siis nad nagu kõik justkui teavad ja kuidagi mul oli tunne, et isegi tekst muutus seetõttu, ma arvan, ka selle koristaja jaoks, kes mul kolleeg on, et tema jaoks oleks see võib-olla isegi liiga ulme, teie jaoks ei tarvitse olla. Aga mul oli kuidagi ikkagi tunne, et tahaks nagu mingit normaalset inimest sekka, kas korraks kuidagi justkui väljendab seda, et kust te seda teate või kust te see saladuse, kust te aimate seda saladust, aga samas siis peaks hakkama selle ühele normaalseme kõike lahti seletama. Kui teises osas Janeli oli see, kelle juba seletati lahti ja räägiti lahti, et ta võttis suhteliselt kiiresti üle selle, siis kolmandas osa hakata jälle. Nii, oli 60 aastat tagasi üks Nikolai, et see võib-olla oleks tõesti natuke nagu tuim, aga jah. Ja eks see ongi, et Tiuhkamäe muutiski neid inimesi ja võib-olla me näemegi lihtsalt neid inimesi, kes enam ei ole päriselt normaalsed inimesed ja võib-olla näemegi neid oma selles, oma asja ajamas seal. Aga siiski, üldine kokkuvõtte kolmandal on ikkagi see, et kuna ta läheb kiiresti ja kuna need saladused on üpris põnevad ja see on see, et ta on just mitte ulme triloogia, vaid ta on ikkagi paranormaalne, siis see paranormaalsus annab mingisuguse huvitava värvingu, see nõiajutt, millest sa Stalkeri said, see oli ka just nagu siuke toredalt paranormaalne, see on nagu siuke hea värving, milles, et ma ei ole võib-olla see teisi, tüüpilisi ulme, nagu ulmežanrisse kuuluvaid jutte lugenud vist piisavalt. Sa pead silmas praegu teaduslikku ulme. Just, ma ei ole teadusulmet lugenud, aga nüüd see paranormaalselt on seda ning seda nõiajuttu ja siis ma tundub, et see soon sulle sobib hästi ja see nagu selles oled sa väga vilunud ja kui sa kirjutasid siin lõpus ka, et sa Tiuhkamäe 4. osa ei kirjuta küll, aga ilmselt nagu tuled juttudega tagasi mõningatega selle juurde, siis see on, ma arvan, teretulnud taas avastused. Minu kord või? Nüüd on sinu kord. Ma hakkan jälle sellest lõpust siis peale. Ja, et selles mõttes, jah, Tiuhkamäed sellist asja enam ei tule, et konkreetselt selle loo juurde enam tagasiminekut ei ole, kuna selline asi siin Eestis nagu Tiuhkamäe on siiski nii suur ja võimas fenomen, siis mingisugused kergelt, õrnalt sellega seotud, aga väga niimoodi libisevalt seotud lugusid, et jah, et praegu see sama elurikkuse kaitseala, et kuna ma sain küll selle Stalkeri, aga sina oled ainukene vist üleüldse, kes mainis seda, et seal oli ka mingisugune kadelaas, oli veel selles jutus, ja mulle tundus, et
see jutt absoluutselt ei andnud edasi seda, mida ma mõtlesin, et ilmselt ei andnudki. Seal olid need viisusalmid, mida lapsed lugesid lasteaias ja igasugused sellised asjad ja nüüd siis selle peale ma kirjutasin siis romaani, õigemini 2. Et siis 2-osaline nii-öelda järgmine paranormaalne noortekas, et üks neist esimene osa on valmis, teine on umbes poole peal, et vast see aasta äkki siis ilmub, et siis saab nagu see elurikkuse kaitseala ka nagu mul nagu niimoodi põhjalikumalt lahti kirjutatud, et mis seal siis tegelikult toimus. Jah, et juttu ma panin selle kokku, et see oli ju niimoodi, et põhimõtteliselt juba seal kõik Priit ja kõik kirjutasid juba aasta otsa sinna Nõia antoloogiasse, aga minule Eli kirjutas mingisugune 2 nädalat selle jutu kirjutamiseks. Ma kähku viskasin selle valmis. Kusjuures see oli tegelikult jumalast lahe hea nagu vedamine, et ma ei oleks elu sees hakanud Nõiast midagi kirjutama. Minu arust oli see nii ära nämmutatud teema, seal ei ole mitte midagi uut võimalik leida. Aga kuna selline ettepanek sinna see jutt kirjutada antoloogiasse tehti, siis ma ikkagi mõtlesin, ma pingutan, et äkki kui kukub välja tuleb, siis ei tule. Ja lõpuks jäin ise nagu enam rahule, sest ta läks selliseks natuke õudukaks. Ja et nüüd ma siis kirjutan selle loo pikemalt lahti, et selles mõttes ma jätkan seda paranormaalset. Aga ma veel natukene tahan selgitada ka seda mõistet paranormaalne, et miks ma kirjutasin ulme, et paranormaalne on nagu üks ulme alaliik, aga ta on selline alaliik, mis nagu on see, mis toimub siin ja praegu. Et kaasajas toimuv ulme on paranormaalne ulme, et on vähemalt minu käsitlus sellest, et ega see on mingit nagu terminoloogias väga seda pole lahti nagu keegi vaielnud ega seletanud, keegi ei ole seda kasutanud, et mina hakkasin seda nüüd praegu siin nagu kasutama, et nüüd ma vaatasin, et on juba veel üks raamat, mille peale on kirjutatud ülipõnev paranormaalne põnevik või midagi sellist, ilmus just Eestis. Et see asi on nüüd ka selge, et miks ta on paranormaalne minu jaoks. Kuigi mul läheb ka see asi muidugi minevikku tagasi, aga põhimõtteliselt see sündmus toimub ikkagi siin ja praegu, et mitte minevikus, mitte tulevikus, vaid siin ja praegu. Veealused on puhas teaduslik ulme, see ei ole paranormaalne, et seal toimub kogu tegevus tulevikus. Nii, siis sellest 3. nüüd hakata rääkima, et ma olen selles mõttes ma saan sust aru just eriti, mis toimus tõesti seal keskel, kus nad siis lähevad sellele nii-öelda reisile, et tegelikult see on nagu eelmistes osades tundub see olevat nagu üldse põhiteema kogu selle asja juures ja miks ta mul tegelikult lõpuks, ma tegin ta sellise tegin ta nagu lühemalt või ühesõnaga ma ei tahtnud seda venitada seda kohta, sest et põhimõtteliselt minu nägemuses on see selline asi, mida lugeja teab nagunii, mis see on nagu Bruce Lee film, Bruce Lee lõpus nagu terve tund aega võitleb seal erinevate meestega, me kõik teame, kuidas see lõpeb, et see lõpeb ju Bruce Lee võiduga. Et see oleks olnud selline koht, kus ma oleksin hakanud seda teekonda pikalt venitama, ta oleks olnud nagu võib-olla nagu autentsem, aga ta oleks olnud ka tunduvalt tüütum, sest et jällegi see tulemus oleks ju kõigil teada olnud. Et ma mõtlesin, et ma keskendun pigem siis sellele, et pigem sellele, mis seal siis toimus seal kohapeal, see siis toimub Leedus, et nad jõuavad Leetu välja, et see ei ole vist väga suur spoiler. Kusjuures mul endal lugedes oli asi, mida ma siia praegu välja kirjutanud, aga just see tunne, et alustad selle koha lugemist niimoodi nagu see, ma ei tea, James Bond joob sinna mingi salabaasi juurde, aga lõpuks laheneb nii nagu X-Filesi osa ja samas ongi nagu, mõlemad on head tegelikult, aga lihtsalt, et ootused olid veidi nagu natuke oli vaip jalge alt tõmmatud, aga jah. Et sinna oleks sobilik rääkida natukene sellest, mis on konflikt põnevuskirjanduses. Et sellel põhimõtteliselt konfliktil on erinevad tasandid, et väga algajad arvavad, et konflikt on action, võitlus omavahel, 2 tüüpi kaklevad, selline füüsiline, et see on konflikt. Siis juba natuke arenenumad kirjanikud ütlevad, et konflikt on ju see, kui see on selline peidetud, see on selline psühholoogiline konflikt 2 inimese vahel, selline põnev asi. Aga sellised nagu arenenumad päris arenenud kirjanikud nagu mina
lisaks konflikt siis selle, mis tekib selle lugeja peas. Ehk siis see arusaamatus või see suur küsimärk, mis tekib lugeja pähe, et mis kuradi asi see nüüd on. Et kuidas see kirjanik nüüd sellest kuradi jamast ennast välja keerutab. Et see on nagu selline minu jaoks kõrgema taseme konflikt, mida on keeruline luua, sest et klišeed kogu aeg ründavad sind, nagu igalt poolt, sa pead kogu aeg laveerima seal klišeede ja siis selle nii-öelda uue idee vahel või uute enda ideede vahel. Et kas sul mõnikord õnnestub, mõne jaoks õnnestub, no see on ise küsimus, aga vähemalt see püüdlus peaks olema selline. Aga seda see igale poole panna, et see peab olema ka selline koht, on ju. Sellepärast ma nagu lahendasingi selle konflikti mitte actioniga ja mingisuguse sellise kirjelduse reportaažiga mingisugusest teekonnast, vaid pigem sellega jah, et ma tõin sinna sisse selle salaühingu, on ju, millest ma siis praegu rohkem ei räägi, kui keegi pole lugenud, on ju, et mingisugune selline, mis võib-olla mõnes mõttes on natuke klišeelik, aga tegelikult klišeesid tuleb natukene alati kasutada kirjanduses, sest et need loovad jälle lugeja jaoks sellise kiire platvormi selle asja mõistmiseks, et kui sa teed absoluutselt kõik asjad on tohutult originaalsed, siis lugejal läheb järg ära, ta ei suuda seda jälgida, et aeg-ajalt on ta vaja nagu tuua tagasi, ja vähemalt minu arusaama asjadest, et see oli see, miks ma selle asja tegelikult tegin suhteliselt, ma mõtlesin natuke noore lugeja peale ka, et kas ta ikkagi viitsib lõppude lõpuks lugeda 100 lehekülge, kuidas nagu sõietakse kuhugile ja siis tuleb üks ja siis tuleb teine asi ja et kuna mul oli sealt hea võtta see nii-öelda asi, mis oli mul juba esimeses raamatus, kus mingisugune, seal tehti laev, on ju, pooleks, üks pool kadus ära, teine vajus põhja ja nüüd ma sain seda sama asja teha nende Läti siis eriteenistuse meeste bussidega. Et see oli minu arust tundus suhteliselt, kuigi loomulikult, kui ma nüüd nagu reaalselt vaatan, kui päriselt selline asi juhtuks, siis neil ei oleks nii lihtne sealt pääseda, nagu nad pääsesid. Aga see võib ka olla osa sellest Tiuhkame fenomenist, et kuna seal tegelikult ka metsas oli, nagu te näete, siin on siuksed 2 kera, mis omavahel keerlevad, on siin raamatu peal, et kuna see oli tegelikult seal tolles sündmuspaigal ka tegelikult metsas, siis võis keegi neid sealt jälgida. Ma jätsin selle lahtiseks. Et see siis sai ka ära klaaritud. Nii, nüüd see oli see üleüldine taustainfo sellest. Nüüd on mul siin 20 küsimust ka. Aga ei, meil vist on aega, eks? 20 minutit. Räägime kiiresti. Nii, aga see on see välk, mis iganes, mingi välkasi oli. Välkmale. Vist jah. Nii, aga tegelikult ma vist tegin need koostööd küsimused siis, kui ma ei olnud veel plaaninud seda nagu niimoodi kokku võtta kogu asja, nii et võib-olla siin tuleb imelikult sõnastatud sellisel kujul. Nii et esine, kuidas tunne on triloogia lõpuks valmis? Ma jube hea tunne, ma olin kohutavalt, eriti selle teise ajal ma olin ikka väga nagu raskustes. Sest et mul ei olnud seda kogemust, et nagu ma pean seda esimesest osast ka mingeid asju nagu arvestama. Ja teise osa kirjutamine läks raskelt, tegelikult kolmas ka väga kergelt ei läinud. Nii et kuna ma tegin selle algaja vea, et ma ei pannud alguses see kohe kuni lõpuni paika. Kuigi ma teadsin enam-vähem, mis lõpus juhtub. Aga mul oli kõik see vahepealne osa oli olemata ja tegin sellega vaeva. Aga nüüd on ikka väga mõnus. Et ikkagi nüüd ma olen nagu jällegi nagu natuke kõvem mees, sellepärast, et mul on ikkagi lõpetatud seeria, kuidas öeldakse, triloogia. Aga siis sa juba vastasid mingisugune 4 küsimusele siin ära sellega, ma olin siin poole maha tõmmata. Sest et teine küsimus olekski on see, et mille poolest erinevate osade kirjutamine, et ma saan, nagu sa ütlesid ka praegu, teine osa oli kõige raskem, aga kas oskad öelda, mis oli näiteks kolmandat osa kirjutades, mis tegi selle praegu raskeks? Kolmanda osa tegi raskeks see, et kuna ma tahtsin tuua sinna nüüd sisse ühesõnaga, ma ei tahtnud, et nad kõik oleksid, need tegelased ühesugused.
need, kes kolmandat on osa lugenud, teavad, et 4. faunoid on tegelikult kardinaalselt vastupidine teistele. Et selle kontseptsiooni nagu väljatöötamine oli kindlasti suht keeruline ja no, ta ei olnudki nagu nii hull, see 3. kirjutamine. Ja siis jah, täpselt seesama puudus, millele sa nii-öelda puudus, millele sa tähelepanu juhtisid, et see liiga kiire käik ära, et see oli ka mul tekitas tegelikult ikkagi natukene loomingulisi kahtlusi, et kas ta oli äkki natuke sai liiga tempokal või liiga ruttu nagu lahenduse jah, et ta nagu jah, oli väga hea õnn tabas neid jah, selle kohal, aga vahest võib ju nagu vedada ka. Minul elus ei vea eriti, las mu tegelastel siis veab. Siin saabki nagu öelda, et kui näiteks see ajarattaseerial, see Wheel of Time, seal on see ratas keerutab kõik need tegalased selliseks elavateks Deus Ex Machinateks ja sul on siin selle suure õnnestumise või nagu vedamise saab ka ajada tegelikult Juhkamäe kaela, kui Juhkamäe on lihtsalt nii võimas, kui ma ütlen Deus Ex Machina, siis see kõlab nagu negatiivselt, aga ta on nagu nii võimas asi, et sul suunabki lihtsalt tegelaste saatusi, suunab tegelasi, et nii kõrgelt arenenud nagu biotehnoloogia, et see lihtsalt suunabki meie inimkonda ja inimesi kui malendeid õiges suunas, nii et Ja sellepärast ma jätsin ka selle tegelikult selle nagu väga läbi nämmutamata, mis selle Juhkamäe olemus on, et ma seal tänu testlugejale abikaasa Liilianile ma siiski kirjutasin sinna selle peatüki, mida mul alguses üldse ei olnud, kus poolik mees selgitab kergelt, väga kergelt, ainult poolel leheküljel nende olendite olemust. Ja Liilian ütles, et kurat, et kui midagi ei ole, et siis nagu kuidagi et mis asi on. Siis ma nagu, sest mul endal peas oli see olemas kogu aeg kirjutamise ajal. Ja varasemates osades on ka kuidagi mainis, et võib-olla on tulnukad ja nii edasi, et siis et see kuidagi nagu lahendas selgemalt ära, andis lugejale nagu kätte selgemalt. Jah, et tegelikult ma nagu lähtusin kogu aeg kirjutades sellisest põhimõttest, tähendab esimese puhul veel mitte, aga teise ja kolmanda puhul, et oletame, et kui meid tõesti nagu mingisugune võõras rast peaks külastama, siis suure tõenäosusega on meil väga raske üldse aru saada, et kas neil on mõistus, meil on väga raske aru saada, kas nad on üldse elus. Ja sellest ma kogu aeg lähtusingi, et ta oleks nagu, ta ei oleks nagu selline roheline 3-meetrine 3 sõrmega ja ilma ninata tulnukas, mis on tegelikult nagu modifitseeritud inimene, lihtsalt tehtud natuke teistsuguseks, et ta tunduks nagu mitte inimene. Et tegelikult päriselt, kui peaks juhtuma kontakt võõra tsivilisatsiooniga, siis kõigepealt võib-olla läheb aastasadu, et me üldse saaksime aru üleüldse nagu, et kas ta elus üldse see asi on. Seda ma nagu kogu aeg püüdsin nagu meeles hoida. Ja tegelikult ju minu arust nagu mulle endale tundub vähemalt, et seal ei saa nagu kolmanda osa veel keskpaigani ikkagi päris täpselt aru, et mis need tegelased nad on. Selge. Jah, nõus ka. Ja kas sa juba triloogiat alustajast teadsid, kuidas sa tahad seda lõpetada või oli see kuidagi nagu kujunes rohkem, näiteks see poolitamise teema, et see kolmanda osa lõpus hakkas kuidagi palju rohkem see, üks jääb maha ja et kuidagi et kõigil tegelastel on nii, et kõik tegelased on nii selgelt nagu poolitatud, mitte lihtsalt, et kui ma esimest osa lugesin, mulle tundus, et see poolitatud mees oli nagu lahe element, aga kas ta oligi sul läbimõeldud poolitamise teema ja Selle kohta ütles vabandust, see oli ühe teise raamatu kohta, millega Weinberg ütles, et see on nagu selline lahe koduloom, aga see ei olnud see, et ei olnud, see hakkaski sellest, tegelikult kõik sellest jutust, tagasipöördumine kummitavatele randadele, mille pealkiri on tegelikult laenatud ühe bändi laulust, kus ma kunagi mängisin. Inglisekeelne oli too küll, aga et kuna mulle see meeldis lihtsalt kohutavalt see pealkiri, et see tundub nagu nii lahe, et tagasipöördumine kummitavate randadele, see on juba nagu ise nagu poeesia, et siis ma selle peale ma hakkasin seda alguses juttu kirjutama, sest mul oli saartesse vaja, mida ma mõtlesin, et saartes mul oli nagu, ma tahtsin nagu mingisugust teisest ajastust asja ka, kui ma seda nagu planeerisin, see oli siis juba 2020 või midagi sellist ikka päris ammu. Ja siis ma selle jah tegi, aga
Tihukam 1 on mul ju tegelikult esimene romaani käsikiri, ta jäi mul pooleli mitmeks aastaks, et ma jõudsingi põhimõtteliselt sinna selle Selli loo juurde välja ja siis ma ei teadnud, et kus edasi minna. Täiesti null oli. Et siis ma mõtlesingi, et okei, et panen sinna mingeid asju, mis mul pähe tulevad, mingid segaseid imelikke asju topin seda täis, on ju, et küll ma pärast midagi välja mõtlen. jah, töötas. No ei tea jah, mina ei oska seda ise hinnata. Nii see. Jah, et enne sa tegelikult puudutasid seda ka, aga et mil määral pidid sa see Faunes Botanicast kirjutamiseks tegema niisugust lisauurimustööd, et kas, ma lugesin seda ja mulle meeldis see Rational Wiki artikkel, mille nagu juppe sa näitasid ja raamatus näidati, aga kas näiteks, et kuigi see oli nüüd, ma saan kõik su enda nagu fantaasia vili, aga kas oli ka, et mil määral leidsid kas mingid folkloorseid või muud paranormaalseid näiteid päris maailmast? No selle aluseks on tegelikult see krüptozooloogia on ju, põhimõtteliselt mingi asi, mingid loomad, mis ei ole olemas. Selle ma võtsin nagu üleüldse selleks nagu baasaluseks ja siis ma ei mäleta enam päris täpselt, kuidas ma need asjad omavahel kokku panin, et seal peab olema siis nii-öelda maa-ala, taim ja siis see maaväline olend on ju, need nagu kolm, nad on nagu komplektis. Hiljem nad hakkavad muidugi, tuleb välja, et nad tegelikult ka liiguvad nagu teistmoodi natuke või ühesõnaga. Seda ma nagu ei mäleta, aga ma mäletan seda küll, et ma proovisin nagu selle ikkagi täiesti selle kontseptsiooni nagu ise välja mõelda, et sellepärast ma tegingi sinna selle wiki nagu selle artikli, kus oleks nagu terminid ka mingisugused, need ma kõik ikkagi ise puhtalt mõtlesin välja, need terminid. Et kuna ma ikkagi olen nagu vähesel määral kunagi noorpõlves nagu selliste asjadega, mitte selliste asjadega, aga ütleme, oleme ülikoolis olen käinud ja kirjutanud selliseid natukene imelikke tekste, siis ma nagu kuidagi, see ei olnud minu jaoks väga keeruline sellist terminoloogiat välja mõelda. Samoldin on selles muideks väga tugev, üks ulmik, kes teab. Nüüd on ta nimi vist Andres, muidu ta oli Andrei, kes võitis jutuvõistluse. Tema suudab selliseid asju lahedat teha, keerata päris maailma pea peale. See, kas enne kaks küsimus, mida sa enne puudutasid, et kui väga oled sa range skeemi järgi kirjutaja, kui väga oled sa ka aegniku tüüpi, kuidas sa ise ütleks, et kas pigem siuke Sandersoni mul on plaanid aastani 2070 või pigem George R. Martin, et Ei, ma ei ole selline, Stephen King ütleb ka, et ärge jumala eest ühtegi plaani tehke või ühtegi nagu süžeed või plotti kirjutage, et vastupidi, mina tegelikult peaks ma sellega veel rohkem tegelema, et ideaalis oleks tegelikult kuni peatükkideni paigas. Kusjuures ka mitte ainult lihtsalt peatükkide kirjeldused, vaid ka seal peaksid olema ka need metakirjeldused, et kus on lugeja sel hetkel, mida ta teab, mida ta ei tea, kõik sellised asjad võiksid olla ka kirjas. Et jaa, see on minu arust üks lahedamaid osasid üldse kirjutamise juures, see nii-öelda vaba kirjutamine, skeemi tegemine. Ja väga lahe on, ma naudin seda täiega. Sest et sealt läheb enam 90% läheb prügikasti. Aga siiski kuidagi, mul on ka tunne, et kui ma loen seda tekste, et siis ei ole võib-olla see 10 aastat ette plaanitud asi, aga on ikkagi siuke tunne, et usaldusväärsetes kätes, et sa tead, et sa nagu jõuad kuhugi välja, et sa ei improviseeri igat lõiku või igat lehekülge, et see on nagu, võib-olla see ongi see üks osa sellest, mis viib selle pinge säilitamiseni või see pinge nagu tekitamiseni. No ühesõnaga, mul tegelikult oli ikkagi olemas see kõige viimane peatükk, see kus see 2 aastat hiljem peatükk. See oli nagu see, kuhu ma lõpuks pidin välja jõudma. Et need teine ja kolmas osa siis põhimõtteliselt on selle pealt sellise nagu pidevalt kuklas tiksuva selle mõttega, et sinna pead välja jõudma. Okei, siis ongi nagu see valgustunne lõpus, jah? Jah, põhimõtteliselt küll, jah.
vaatame, meil on vist mingi 7 minutit aega või midagi taolist. Tõsi või? Kus mu aeg kadus? Või võib-olla 8. Ja mul on alles 12. küsimuse juures. Aga siiski, ma arvan, pane siis kiire, tempo tuule. just. Teine variant on ka see, et ma lihtsalt, ma arvan, siit küsingi mingi 3 tükki veel ja siis ma ei hakka mingisuguseid inspiratsiooniallikaid või mingisugused kirjutamisrutiini ja inspiratsiooni ja need on rutiini kohta ma võin ära öelda, et hommikul kella 5-6 kõige mõnusam aeg, absoluutselt iga hommik. Ja see aitab tagab mingi järjepidev. Absoluutselt, suurepärane. Aga kuidas siis see nagu kirjutamise, kui sul on selline tugev rutiin juba sees, et kas, kui väga see pärast kirjutamist naudingut või kas mingitel päevadel on, kui tihti sa tunned, et nüüd on täna väga suur lust kirjutada, kui tihti on see, et ühesõnaga, kui ma tegelikult... Sa mõtled nagu, et ma füüsiliselt pean olema ja kirjutama või? See ei ole üldse probleem, sest ma kirjutan ka väga palju oma peas. Et selles mõttes, et ma saan iga kell nagu oma teemade juurde oma peas minna, et ma ei pea nagu füüsiliselt olema arvuti taga. Okay. Aga kuidas ka see, kas on sul mõnikord ka need, et kui see on mingi hea stseen, mida sa väga armastad, mida kirjutamist sa tead, et sa armastaksid ja jätta sa näiteks maiuspaalaks kuu lõppu või mingit sihukest jaotust teed ka? Sellist asja ei ole, aga aeg-ajalt tekib see väga populaarne nii-öelda seisund, kus sa tõesti enam üldse ei pane tähele, et sa kirjutad. Kusjuures viimasel mul ei ole väga seda tekkinud, võib-olla see rutiin tapab selle ära. Vanasti oli niimoodi, et ma võisin tõesti nagu mingiks 8 tunniks nagu unustada ennast. Siis vahest ikka harva tuleb, see on kohutavalt mõnus tunne. Sest siis nagu tõesti sa ei peagi enam mitte millelegi mõtlema, vaid kõik tuleb iseenesest. Aga selleks on vaja teha palju eeltööd, et sul oleks nagu see puuhunnikust neid algusid kogu aeg haarata. Minu arust vist oli Prokofjev ka, kes kunagi oli midagi taolist öelnud, et ta ka alustab hommikul kell 6 ja siis kirjutab muusikat, ma ei tea, mis hiilise kellaajani. Ja et kui sa töötad, siis inspiratsioon tuleb, et sellised hoiak. Absoluutselt, nii ongi, sest et see töö ise hakkab inspireerima. Et kui sa nagu kogu aeg mõtled, et ma lähen hakkan kirjutama, et kui inspiratsiooni ei tule, siis ei lähe, siis need inimesed ei jõuagi mitte kunagi kuskile. Nad ei kirjutagi midagi, nagu sina. Sina oled siiski kirjutanud midagi. Kunagi ammu oli, jah. Aga see ongi, et sõnad on sinu sõbrad, aga sa pead ise olema nendele sõber. Kõige toredam on veel see ka, et kui sa ikkagi ise kirjutad, siis ega keegi seda ei näe, nii et sa võid kirjutada absoluutselt ükskõik mida. Et välja annad ikkagi lõpuks selle, mis sa välja valinud sellest. Aga siis ma küsin ka, et 2 stseeni su enda valikus. Esiteks, et ma soovin algul, et sa valiksid ühe stseeni kogu triloogiast, mida on kuidagi eriline kirjutada. Kas oli eriliselt raske kirjutada või kuidagi eriliselt hea kirjutada või mingi, mis oli su enda jaoks eriline maiuspool terve triloogiast ja siis ka nagu sellest viimasest raamatust. Okei. Terve triloogia kõige lahedam osa oli mul ikkagi selle esimese jutu kirjutamine, selle sest et ma kuulasin niisugust tuummetalit sinna juurde, mis sobis juba hästi ja mul kuidagi kõik need pildid seal peas niimoodi jooksid ja siis mul tekkis see poolik mees, seal hakkas nagu elama ja kuigi see on nagu kõige igavam lugejatele, ma olen aru saanud see osa, oli minu enda jaoks kõige lahedam kirjutama, aga see oli see ka, et sellist tegelikult kogu see lugu algas. Et võib-olla see lihtsalt ei ole see on subjektiivne nagu selline, et jah, see mulle väga meeldis. Ja mulle meeldis ka mingi vanusbotaanika, kui ma selle nagu välja mõtlesin, siis ma vaatasin, et et päris cool. Et täitsa saab nagu loo, aga viimasest raamatust ütleme niimoodi, et seal on 2 tegelast, 2 lõbusat selli, Janar ja Janek, kes on ka Tiuhkamäega seotud nii-öelda, nad on nagu kõrvaltegelased, nemadki saavad sealt oma osa kätte nii-öelda. Ja siis, kui ma hakkasin seda teist kirjutama, siis ma ütlesin Katile sellele, toimetajale, Kati Metsaosale, et tead, et ma tahaks hullult need kuradi tegelased, et nad tahaks, et neil oleks ka mingi roll. Siis Kati ütles, et nad on juba tõesti lahedad tegelased, et kuule, aga tee nendega midagi tõesti. Ja siis nad vilksamisi tulevad teise raamatu lõpus ja siis 3. raamatu lõpus, kus ma nii-öelda
ma ei ütle seda, mis nendega juhtub seal, aga seda, mis nendega juhtus, oli mul endal väga lahe kirjutada. jah, kuidagi ilmselt mingi, et lisaks see nauding, et noh, et kui nad sulle juba meeldivad ja noh, mis siis nendega peale hakata, see on ja noh, ja väga kenasti andsid nad ka sellise lisakonteksti sellele Cordeliale. Jah, nad tõesti, et Cordelia sai ka nagu siis enda näidata seda, milleks ta võimeline oli. Aga ja siis Marv võtabki päris viimase küsimuse juurde, et nüüd sa vist siin järelsõnas ütlesid, et on mõtteid naasta samasse maailma mõne lühiteosega, et kas on mingid selgemad jutuideed ka juba või on see pigem, et väljendadest valmisolekut tulla tagasi selle juurde? No jah, et kuigi see nagu Tiuhkamäe on nagu lõpetatud, siis seal on siiski mõned miinid veel lõhkemata, mis ma sinna spetsiaalselt selle jaoks panin, et kes teab, võib-olla kunagi tuleb isu, nagu, aga seesama, see elurikkuse kaitsel on mingisugusel väiksel moel seotud sellega. Et seal on isegi üks tegelane, muideks on nii-öelda ristkasutuses Tiuhkamäes. Nii et üks kõrvaltegelane, kes Tiuhkamäes korraks vilksatab, on peategelane elurikkuse kaitsealas. Ja see, mul oli mingi küsimus haimus korraks peas, aga see vist kadus ära, aga see polegi tähtis. Me oleme, ma arvan, et meil olemegi päris pikalt juba rääkinud, vist on juba aeg ka. Kui sa nii ütled, siis see oli minuti pealt täpne praegu. Aga mõni küsimus äkki ikka on kellegi? Hästi tehtud. Minu küsimus. Jah. Kas sul enda eluliselt mingit paranormaalne nähtus on ka kirjeldatud näiteks nendes raamatutes? Ma olen enda elus ükskord ühte paranormaalset, ise arvates paranormaalset nähtust kogenud, aga seda nüüd siin raamatus ei ole. Et jah, ei. Ma olen ratsionaalne inimene, ma tegelikult ei usu paranormaalsusesse. Üks tuttav kunagi ütles, et ainukesed paraliintelised nähtused, mida tema päriselt näinud on parašütistid. jah, palju hästi öeldud. Ma tean seda, et reaktoril oli mingi aeg, Joel Jansson rääkides sellest, kas reaktoril oli vahepeal probleeme sellega, et maru tihti tuli ikkagi küsimusi, et need tervist reaktorid tegelikult ulmega järelikult näed, et kas paranormaalsete nähtustega, et hästi palju saad nagu inimesed... Kas te ennustaksite meile? Lihtsalt kuidagi väga ühildati neid kahte asja, selles mõttes on nagu, aga siin kuidagi ma olen ikkagi see žanri nimetusena, see paranormaalne töötab hästi, seepärast, et see, ta näitab just see, et esiteks ta on normaalne, aga mitte päris para ja teiseks ka see, et milline kontekst meil endil selle jaoks on, et see on folkloorne natukene, aga võib-olla et see ebausaldus, see, et me ei usalda nagu seda päriselt, aga samas mingi osa meist nagu tahab ikkagi sellest uskuda. Kui meil mina ka ei usu sellesse, aga kui lõkkeplatsil keegi hakkab rääkima ikka neist kummitustest, siis sel päeval on huvitav seda kuulda, sel päeval noogutad takka ja sa ei hakka olema see jobu, kes ütleb, et tegelikult neid ei ole. Klassikaline teema, mis kõiki ulmikuid täppiliseks ajab alati on see, et ulme jah, mis sa ufodest arvad?